Mis juhtub siis, kui laval kohtuvad kaks suurt teatrit, kaks suurt lavastajat ja Tom Stoppardi suurteos? Selgub, et mitte midagi utoopilist. Sünnib topeltlavastus, kus näitlejad ja lavastajad on läinud omavahel vahetusse. Mina sain oma filosoofia doktorikraadi Paado ülikoolis. Ja oligi te õpetajana. Tõesti, filosoofia. Mida ta ütles? Loodusfilosoofia. Minu dissertatsiooni teema oli ussid. See oli Shakespeare ema. Filosoofi nimega ussid. Ei, lihtsalt ussid. Me ju ühendasime tegelikult kaks teatrit. Me ju töötasime nagu üks teater ju väga paljuski mõttes. Et kui see nüüd kõik on ära tehtud, siis mul on küll kuidagi eriliselt niisugune rõõmus või hea tunne, et see sai ikkagi tehtud. Just. No ma usun, et publikul võib olla väga põnev näha sellist kooslust. Ma arvan, näitlejatel on väga huvitav kohtuda nende kolleegidega, kellega see igapäev ei kohtu ja reaalses niisuguses igapäevases töös, proovitöös. Mul oli väga sümpaatne see, kuidas sina vaatasid veel stseenide järgi, et saaks need erinevad näitlejad kokku. Ja. Mina selle peale niimoodi küll ei tulnud. Mul oli isegi pärast natukene kahju, et miks ma selle peale ise ei tulnud, et võtaks ka enda puhul üles. Ma vaatasin tegelikult puhtalt ainult näitlejaid pidi, kuidas kellele mida nagu kõige paremini sobiks, aga tuli ka just. välja. Millest me siis peaksime rääkima? Millest iganes? Miks mul on selline tunne, et ma olen siin varem olnud? Sest sa olid siin möödunud aastal. See kindlasti õpetab rohkem kui ports mingisuguseid rolle või rollikesi oma teatris. Et see võimalus töötada koos teiste kolleegidega, keda ma ei tea, kellega muidu võib-olla kokku ei puutukski üldse. See inspireeris, ma arvan, meid, kes me tulime Linnateatrist, Draamateatri omasid, see inspireeris ka lavastajat, sütitas, et ma arvan, et see oli, kes iganes selle mõtte peale tuli, see on suurepärane võimalus ja geniaalne mõte. Kui küsimus on selles, kuidas me peaksime elama, ei anna mõistus meile mingit vastust või erinevaid vastuseid. Nii pidagi on valesti. Jumalik säde inimeses ei ole siiski mõistus, vaid miski muu. See on mingi intuitsioon või nägemus, võib-olla midagi sarnast nagu inspiratsioonihetk, mida kogeb kunst. Tahin, las sul siin! Sinna, las meid minna, Belinski. Loomulikult on ju hästi tore mängida koos inimestega, kellega sa võib-olla muidu ei saakski mängida mujal kui võib-olla mõnes telesarjas või siis suveteatris saavad Eesti näitlejad kokku, aga et selline verevärskendus uute partneritega mängimine võib alati hästi ja sunnib ka ennast rohkem kokku võtma ja ennast samamoodi teistele näitama parema inimesena võib-olla kui ma olen või parema näitlejana. Ma usun, et publikul on ka loomulikult seda väga põnev vaadata, et mis uued huvitavad sünergiad ja asjad tekivad, eks. Ma teen selle ise lahti. Jää sulab, näete. Aastaring saab jälle edasi minna. Minu jaoks oli väga huvitav esimene emotsioon, kuidas see tükk, aga tegemist on ühe tükiga, kuidas see toimib klassikalises teatris, nagu seda on Draamateater ja kuidas see tükk elab hoopis teist elu üleval Linnateatri saalis. Need on kaks erinevat keskkonda, nii et siin on nii palju võimalusi, isegi jättes praegu teksti kui sõnumi kõrvale, natukene mõelda nende asjade peale, aga see nõuab süvenemist ja see on päris tõsine süvenemine, sest ma olen praegu täiesti raskustes, ma tahaks minna mõlemat tükki uuesti vaatama ja ma ei ütleks, et see on väga kerge ülesanne. Kus see lapsehoidja on? Ema, see ei ole mingi dementne pamfletist. See on lugupeetud ajaloolane, kes on tuntud oma humanistlike vaadete poolest ja kes kirjutab intelligentsele prantslasele. Mul oli muidugi veel selles mõttes kuidagi eriti hea meel, sest et kuigi me leppisime alguses ju kokku selle koostöö vormi
et me lõpuks maandusime selle Stoppardi otsas materjalile. No ta on tõesti, ja ta mõjub, nii nagu keegi siin kuskil kirjutas, et nagu sähvatus minevikku. Et see on nagu väga värskendav või kuidagi väga terve ja siis vaatad seda Püha Jumal, et kus need ideed kõik tulnud on ja mis on toimunud. Ja kui kaua on ja milleks nad pöörnud on. Ja see on ikka, see on ikka väga andekas ja väga vaimukas see Stoppardi poolt selle peale üldse niimoodi vaadata. Sõjaväes on transcendentaalse idealismi süsteem, mõistatuslik raamat, sest sõjavägi töötab täiesti teistsugustel printsiipidel. Stoppardi võlu on tema dramaturgilises meisterlikkuses, ma arvan. Et see, kuidas Stoppard on selle teksti kokku kirjutanud, on ikka päris uskumatu. Väga palju sellest esimese osa tekstist on autentne kirjavahetus. See on siis toimunud kas nende Bakuninite pereliikmete vahel, Belinski kirjavahetus nendega ja inimesi eraldas võib-olla 1000 kilomeetrit. Siis Stoppard on nad pannud lavale ja pannud need sõnad nende inimeste suhu ja see on, ma arvan, selle kõige suurem, üks suuremaid rikkusi. Merel juhtus õnnetus. Mida toimub? Millal kooli tuleb? Kooli ei tule enam kunagi. No mis mind selle näitemängu puhul just väga paelus ongi see inimsuhete intensiivsus, mis siin on, et ütleme, see Hertzenite perekonna draama siis, mis kannustas Alexander Hertzenit kirjutama pärast veel oma elulugu ja milles võib tõmmata paralleele, et tema isikliku elu krahh nii-öelda korreleerus siis tema sellise nagu ideelise krahhiga või et see on väga põnev ja ütleme ikkagi võimalus mängida sellist rolli, kuhu on sisse kirjutatud selline areng, et meile võib tunduda, et me kõnnime mööda mingit väikest rada, aga see rada osutub mingisuguseks suuremaks üldistatud teekonnaks. Koristage see kõik ära! Võib küll öelda, et on erakordselt hea dramaturgia, mida on väga hea mängida, sest et seal on väga selge lugu sisse kirjutatud, kus ei ole ainult mõttemaastike kompamine, vaid on ka ikkagi reaalselt armastus ja selle luhtumine ja igatsused ja pettumused ja mis on sellised suured ja toredad inimlikud kategooriad, millele on igal ühel oma elust vasteid tuua ja äratundmist. Ja on väga lihtne alla kirjutada Hertzeni mõtetele ja ka teiste suurkujude ütlemistele seal, et nad on ikkagi väga teravad, tabavad ja nad ei ole raketiteadus. Stoppard on kirjutanud suuresti Hertzeni mälestuste põhjal kokku ja need kohad ma seal Hertzeni mälestama, kogu raamatut Hertzeni mälestus kõik ei töödanud läbi, aga selle perioodi, mis meie tükk toimub, mis puudutab Belinskit, ma lugesin läbi, see on alati selline asi, et kui endal tekib huvi näitel või kui see roll nagu ütleb talle, et uuri, et siis on ju tore uurida. Aga Stoppard on iseenesest nii hästi kirjutanud, et ega iseenesest midagi hullu poleks juhtunud, kui ma oleks uurinud. Ja alati on oht on ka, kui liiga palju uurida, on sellesse materjali ära uppuda ja hommikusse jõuda. Kui sõna Venemaa paneb teid esmajärjekorras mõtlema suurte kirjanike peale, siis on töö tehtud. Te võite jalutada mööda Londoni või Pariisi tänavat ja kui keegi küsib, kust te pärit olete ja kust te tulete, ütlete Venemaalt! Ma tulen Venemaalt, sa vaene värv ja... Mõtlema panev on ju minu meelest ka see, et selleks läks vaja ühte britti kusagil, eks ole, kusagil saarte peal, et hakkaksid kahe teatri näitlejad lugema Hertzenit, eks ole, et me oleme siin Venemaa kõrval kogu aeg olnud, eks ole, ja mina ei olnud lugenud. Nojah, pigem oli ta niisugune, kuna ta mingil ajal oli
selle ebameeldiva kohustusliku kirjanduse hulgas, siis oli ta natukene niimoodi tõrjutud, selge, aga noh, ta on tegelikult niivõrd hea kirjutaja. On. Kui ma lugesin see Minevik ja mõtteid, Hertseni mälestuste raamat, siis ma panin tähele niisugust asja, et noh, pea kõik näitemängu tegelased on seal esindatud. Aga ma panin tähele ka seda, et üks näidendi tegelane, teda seal eriti ei figureeri seal. Ja see on Turgenev. Aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et noh, näiteks ütleme teises vaatuses stseen, eks ole, kus Turgenev püüab tõlkida Marxi palvel selle kommunistliku partei manifesti algust, et noh, kas nüüd ajalooliselt niisugune see oli, ma kahtlen, aga ma hakkasin mõtlema, et mille, ja miks just Turgenev, äkki Turgenev ei või olla üks see tegelane, kes vaatab seda asja kõrvalt, et kas just, et kas noh, tema niisugused vaimukad kommentaarid, ta ei lähe ju kogu selle asjaga kaasa alati. Marx! Karl Marx! Vaadake, minu raamat algab sõnadega Ein Gespenst geht in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Kuidas teile tundub? Üks tont kummitab Euroopat. Kommunismi tont. See on omamoodi kodanliku mõtlemise paroodia. Ega see tont äkki liiast ei ole? Mis te arvate? Ta on ju üks neid haruldasi kujusid selles näitemängus, kus noh, siin on kõik haaratud mingitest uutest ideedest, ohututest tuleviku nägemustest, lootustest, tegelevad ühiskonnaga, Venemaa korraldamisega, Turgenev seda kõike ei tee. Et ta ongi kuidagi nagu kõrvalt, kütt, nagu ta ise ütleb. Just teises osas nii esimene kui teine vaatus algavad ju repliigiga, et miks sa vait jäid? Üks loeb raamatut ja teine küsib, miks sa vait jäid, et ma ei saa lugeda. Ja mina ei olnud seda kontrollinud, aga näitleja, kes mängis Turgenevit, Hendrik Kalmet, tuli üks päev proovi ja kuna seal näitemängus on juttu, küsitakse Turgenevi käest, et mida sa kirjutad, näidendit, no mis näidendit sa kirjutad? No kirjutan ühte näidendit, see tegevus toimub 6 aja jooksul maal ja inimesed arvavad valedesse inimestesse. No selge, mis näidend 6 aega maal, eks ole. Ja siis tuleb Hendrik üks päev proovi ja ütleb, et kas sa tead, kuidas algab see näitemäng, mis sõnadega? Ja nii kui ta küsis, ma sain aru, et ega ometi sõnadega, miks sa vait jäid? Ja täpselt nii ongi. Ja see tekst on küll täis tsitaate, küll kirjadest, küll teostest. Noh, mõnel puhul seda näeb, eriti siis, kui need tegelased, tema tegelased siis laval mingeid omi põhimõtteid või seisukohti väga kirglikult seletavad, et need on nagu väga selged tsitaadid, eks selle teostest või kirjadest. Aga dialoogid, noh, need on ikka kõik puhtad teatraalsed mängud, ja kusjuures väga elavad ja väga vaimukad. Ta on lihtsalt nii oskuslikult ära kasutanud neid ajaloolisi fakte, eks ole, reastanud, paigutanud, pannud nad omavahel seostesse, et on tunne, et tegemist on niisuguse lihtsalt väga hea dramaturgiga. Selgub, et see baseerub veel ajaloolistel sündmustel. Revolutsioon ongi see absoluut, mida me Premuhhinos otsisime. Selle poole me olimegi kogu aeg teel. Sindrinahk. Üks sindrinahk kimbutab Euroopat. Kommunismi sindrinahk. Kui ma lugesin, ma ei kujutanud seda ette, aga tuleb välja, et ta toimib ju näidendina suurepäraselt. Tähendab, siin on midagi sellist. Siin on midagi igavikulikku, mis huvitab meid. Sündmused ju leiavad aset 150 aastat tagasi, veelgi enam, aga see huvitab meid. Probleem vaba inimese tahte ja selle keskkonnaga piiratuse vahel mingisugused tasakaalu otsimised, need on ju nii põnevad ja huvitavad teemad tänase päevani. Nii et see on väga põnev näidend, see on väga põnev ja huvitav tükk. Objektiivne maailm on niisama imaginaarne kui hald ja peeretus, kui sama reaalne kui vasika karbuna.